Head kuulajad, tere! Me oleme podcast Armastuse eetris. Teiega on koos Veiko ja Elina. Ja nagu paljud tähelepanelikult kuulajad teist juba tähele panid, siis eelmisel nädalal hüppasime me oma tavapärasest rütmist välja. Teadmata ise ka, mis meid ees ootab. Et kas me saame pai või me saame aita. Et me saime, ma arvan, üks reaalselt 50 pai nagu uute Patreoni toetajate näol. Täiesti uskumatu ja ilus. Tahaks tänada neid inimesi, kes võtsid vaevaks hakata meid toetama, sellepärast, et ega see Patreonis toetamine, see ei ole ainult nagu Patreoni jaoks, vaid see on tegelikult kogu selle saate jaoks ja ka nende osade jaoks, mida me avalikult teeme ja mida te kuulete. Et selles mõttes veel eriline tänu ja need 50 inimest, kes võtsid vaevaks meid jälgima hakata selle pai eest, suur tänu ja minu meelest ka see tagasiside laviin, mis on tulnud selle Elina vestluse kohta, on imetlusväärne ja märkimisväärne. Et mul on hea meel, et see vestlus, mida Elina alguses nagu minu meelest hirmsasti kartis, et kas ta seda üldse kuhugi julgeb panna. Ma kartsin, jah. Ja sellepärast me selle ainult ka Patreoni panime, et see tõepoolest on mõnes mõttes isiklik ja mõnes mõttes võikski jääda natukene nagu salapärasemaks ja nendele inimestele, kes rohkem tahavad meie tegemistega kursis olla. Aga tänuks veel nendele, kes meid Patreonis toetavad, ütlen ka seda, et see viimane vestlus Elinaga, rääkides nüüd tehnikajuttu, sai järjekordselt salvestatud meie uue soetatud tehnikaga. Me oleme nüüd nii mobiilsed juba, et me saame ka mobiiliga salvestada, kui meil on nüüd õiged mikrofonid olemas. Aga see on ka võimalik ainult tänu sellele, et te olete investeerinud meisse, mis on väga tore, et me saame teha ka saateid siis mõlemas kanalis. Mis on sinu mõtted, Elina? Ma tahtsin veel seda ka tegelikult öelda, et enne kui ma sinu käest küsin, et see Patreoni toetajate laviin sundis mind lahti võtma jällegi meie statistika ja mulle aeg-ajalt meeldib nimeliselt tänada inimesi, kes on meid eriti hästi toetanud. Nii et juba 15 ja 16 kuud on meil top 3 toetajat Sven-Erik, Tuuli ja Kertu. Suur tänu teile, kes te olete tõesti investeerinud kõige rohkem meie podcasti tegemisse ja nendele mitte väiksema panusega järgnevad Riin ja Anna ja Kelly ja Jaana ja Johan ja Helen ja Ingrid ja Katrin ja Grete ja Elo-Liis. Ja tegelikult on nii tore, et ma ei hakanud perekonnanimesid ette lugema, sellepärast, et eks meil on siin, kui see ju, mis see seaduse nimi on, see, et ühesõnaga, inimõigus on ju see, et sai privaatsusseadus, et ei pea teadma, et kes nagu toetab. Aga nii armas on näha selles top 10, kui nii võib öelda, mina näen siin vähemasti 3 väga head tuttavat sõpra inimest, nii et seda enam tänan ma, et toetate meid. Ja mina võin ka selle Patreoni jutu jätkuks seda öelda, et nii mõnigi lähedane inimene, kes tahtis tegelikult sinna Femme vestlusohtule kohale tulla, aga elu ja tegemised ja valikud viisid nad tol õhtul mujale, mis tõttu nad eriliselt tahtsid seda Alasti lugu, mis me panime nimeks sellele saatele kuulata. Siis nad on ka öelnud, et tead, et seda oli praegu nii vaja, sest et ma olen tükk aega tahtnud teid toetama hakata või nagu mõelnud, et ma alati ootan, kui uus osa välja tuleb ja isegi kui ei kuula kuid, siis teen maratoni ja kuulan nädalavahetusega mitu osa ja jälle tuleb meelde, et võiks toetada, aga millegi pärast nagu ei ole seda paari klikki teinud, et tõesti ju minu elukvaliteeti kuidagi ei kahanda see, kui ma teid näiteks 3 euroga kuus toetan. Ja et see viimane saade, mille me lükkasime siis oma patroonidele kuulamiseks, tõi nad maa peale ja nad said aru, et suuga teed suure linna ja käega ei tee kärbsepesagi, kui seda käega liigutust ära ei tee, nii et
ma arvan, et kuidagi mõnusalt läks see, et mina tundsin, et mina olen aus endaga siis, kui ma ei lase seda meie avalikku kanalisse ja neile, kes tõesti meie tegemisi oluliseks peavad, said ka viimase tõuke selleks, et meid toetama hakata. Ühtlasi ma tahan öelda ka seda, et mida aeg edasi läheb, seda rohkem me Veikoga ka panustame oma patroonidele. Aga ma siiralt tunnen, et me ei pea tegelikult tegema seda, sellepärast et see Patreoni platvorm on tegelikult lihtsalt üks platvorm kõigile, kes tahavad meile raha keeles öelda, et aitäh, et te teete seda. Ja mul on tunne, ja ma ütlen seda nagu ilma igasuguse ülbuseta, et kõik need avalikud saated, isegi ilma patroonide saadeteta on väärt seda, et meid toetada, nii et raha on energia ja meie ka koondame energiat, et neid vestlusi omavahel Veikoga ja teiste ilusate, erinevate, eriliste inimestega teieni tuua, nii et päriselt aitäh, et sa lihtsalt korraks oma fookuse ja tänutunde suunad sellesse ja teed meie Patreoni kanalis sellise liigutuse, et toetad meid, nii et aitäh. Ja sa rääkisid siin elukvaliteedi parandamisest. Sobivad, sa võid korraks oma telefoni välja võtta, ma tahan veel ühte story't näidata. Et me oleme selle Patroniga ka niimoodi teinud, et kui meil midagi juhtub ja vaja on, siis me sealt endale soetame. Ma lihtsalt tahaks näidata seda, et ma hirmuga mõtlen seda, et minu arvuti hakkab vaikselt lagunema. Ma loodan nüüd seda, et ta peab kenasti ja kõvasti vastu, aga kui nüüd peaks saabuma hädaolukord, siis mingi protsendi, kas või 10%, ma arvan, on ka see montaaži arvuti, mis meil on, saab sealt Patronist lõpuks nagu toetatud, sest et praegu... Fookus. Praegu ta peab veel vastu. Ühesõnaga, suur tänu teile. Sest et teie olete need, kes hoiavad seda podcasti lisaks meile elus. Me oleme jõudnud sellisesse hingede aega ja mul on sellega nii tore lugu, sest ma mõtlesin, mina elan Pelgulinnas ja seal on veel säilinud mõni üksik nurgapood. Ja üks päev oli mul vaja kiiresti haarata poest pakk piima ja mul on täpselt nii, et ma lähen väravast välja ja kohe keeran sinna ja on pood. Aga see oli nüüd siin sama nädalavahetus, oli see suur torm. Ja tegelikult Tallinnas ei olnud mingit probleemi, ma kohe ütlen millega, aga ma lähen sinna poodi sisse, seal valitses hämarus, seal põles üksik küünal keset seda letti. Mõtlesin, et kas peetakse pühapäeval juba hingede päeva või on Halloween tulemas. Ütlesin väga rõõmsalt, see on vist siuke ukrainlasest või päritoluga poemüüja, selline räägib eesti keelt aksendiga. Ja esimene asi ma ütlesin, et tere, et meil on elekter ära, aga kas te soovite midagi? Ma sain olnud, järelikult pole ka kaardimakset ja ma ei saanud oma piima kätte. Aga see tundus kuidagi nii müstiline, et ma mõtlesin, et kas nurgapood on hakanud pidama hingede aega ja see pilt oli nii ootamatu, sest iga pool mujal ümberringi oli elekter olemas. Ma ainult selles keldris ei olnud. Aga järgmisel päeval see oli ka olemas. Kas sina oled meesterahvas, mina olen naisterahvas? Tõsi? Kas mitte, et peaks kuidagi see olema sugude tõttu erinev, aga kas meestel ka tekib mingi selline asi, et kui see sügis tuleb, siis tahaks võib-olla panna õhtul küünla põlema või kuidagi nagu mingit hämarust või videvikku pidada rohkem kui muidu? No põhiline, mis minul tekib, on see, et ma tahaks tõmmata teki üle pea ja ärgata märtsi lõpus üles. Et mul see karu tunne tuleb peale. Aga see videviku pidamine on sul õige mõte, selles mõttes mina ei ole mingisugune Halloweeni fänn, aga küll ma kasutasin 2 päeva tagasi juba poes selle juhuse ära, et ostsin selle väikse Halloweeni kõrvitsa ja kohe uuristasin lastega koos sinna kõik need augud sisse, et saaks panna selle sinna kapi peale ja küünla sisse põlema ja panna tuled hämaramaks, et oleks ometigi põhjust seda,
et oleks õdusam. Minule meeldib, kui pime aeg tuleb, et põleb kuskil küünal, et ma ei salli neid suuri toa valgeid lampe ja eks see tihti näitab ka seda, et on tuba natuke segamini ja kuskil nagu jookseb ringi tolmurull, aga ja ma ei saa rääkida enda nimel kui kõikide Eesti meeste nimel. Tõsi. Ma arvan, et minu puhul teeb hingede ajal hubaseks see kõrvitsas põlev küünal või aknalaua peale asetatud küünal, mis hingi koju kutsub, aga mõne jaoks võib olla ka Tänaku rallisõit ja vilkuv televiisor pimedas toas, mis seda teeb. Et see on ka üks tore asi, millel ma just ennast avastasin, et ma olen ikka nii spordikauge inimene, et ma lugesin selle, no mina ei vaadanud seda rallit, ma lihtsalt lugesin uudis läbi, ütlesin, tore, terve maailm on seda täis, kõik seinad postitatud, inimesed, vaatasin videosid, kus nad jälgivad perekondadega, hüppavad rõõmust lakke, et see on nii huvitav kultuur, mis käib ümberringi, millest mina kahjuks osaline ei ole, aga ma jälgin seda huviga. Sinnamaani jõudsin oma hingede jutuga, vilkuv televiisor. Jaa, aga tõesti kuidagi see hingede aeg on minule sobib ja ma arvan, et ka meie kuulajad on siin varsti võib öelda aastate jooksul võib-olla pisut meid mõlemat pisut meid mõlemaid pisut tundma õppinud. Et mulle see sügise ja kaamuse saabumine istub hästi ja see sissepoole vaatamine ja mis sest, et 2. novembril on hingede päev, siis minu jaoks ka kuidagi see oktoobri teine pool ja november paneb rohkem vaatama tagasi ja endasse ja ma mõtlen oma esivanemate ja juurte peale rohkem. Ja kuidagi selles valguses sullegi teada andmata sõitsin ma ühel päeval linnast välja, et kohtuda ühe inimesega, kes on väga palju kauem elanud kui mina siin elus ja sellises natuke hektilises mõtete vahetuses me koos aega veetsime. Nii et ma pean oluliseks seda, kust me tuleme, kes on meid siia abistanud ja et kuidagi tänada meie juuri. Need on nii põnevad hetked alati, kui Elina käib kuskil ja ütleb, et ta rääkis kellegagi. Ta väga harva üleüldse ütleb mulle, kellega ta rääkis ja ulatab mulle lihtsalt selle mälukaardi, et palun, pane see oma arvutisse ja kuula, et mis tundeid tekitab. Ja ma veetsin täna hommikul päris mitu tundi teiega koos selles kohas ja ma ütlen, minu jaoks isegi kõige suurem võlu on see, et ma kuulen asju, mida meie kuulajad kuulda ei saa, ehk siis ma kuulen kogu seda vestlust oma aeglases kulgemises. Seda, kuidas inimesed panevad salvestajad püsti, kuidas teed tehakse, kuidas külalised käivad ukse taga koputamas, kuidas astuvad inimesed sisse ja kuidas on pausid ja mõtted ja see on nii põnev. Ma just üritasin kujutleda seda kohta, kus see teie vestlus toimus. Kas sa tahad sellest natukene rääkida lihtsalt selles mõttes, et luua see pilt? Et luua see pilt, kus on, sest et mis nagu minu jaoks märksõnad, mis ma saan aru, et see toimub kuskil lossis, kuskil väljas on juba selline sügis, mingisugused lilled on õitsenud ära ja tundus väga selline ka siuke õdus ja hingede ajalik. Aga kuhu see vestlus siis sind viis ja kellega sa kohtusid? See oligi tegelikult nii, et ühe oma tuttavaga koos me minu vana Volvo peale pakkisime ennast ja sõitsime Tallinnast välja. Tõeliselt selline sügisene ilm, natukene juba esimene siuke lörtsine vesine taevas kohtus maaga ja pöörasime pärast sellist pooletunnist sõitu metsa vahele. Parkisime auto. Olime kaasa ostnud
Beckeri ekleerid ja sammusime ühte majja, kus me ütlesime, et tervist, me tulime Linda juurde. Meile öeldi, et astuge edasi ja siis me kõndisime koridori lõppu, pöörasime vasakule, viimase ukse juurde koputasime ja Linda avas ukse. Kutsus meid tuppa. Tema praegune kodu on selline väga hubane, luksuslik, soe, väga-väga kodune. Ja see paik on Benita kodu, kus elavad vanad inimesed, kelle eest hoolitsevad välja õppinud tegelased ja neil on seal väga ilus ja mõnus elamine. Nii et seal me Lindaga kohtusimegi. Aga ma ütlen siin vahepeal, et meie kuulajatele, et kuna me täna siin sügisel sõitsime Tallinnast välja Tiiuga ja Tiiu ütles, et tal on üks põnev sõbranna, elab Tallinna lähedal metsas ilusas lossis metsa all. Ja ma küsisin, kas ma võin kaasa tulla juttu vestma sinuga. Nii et me oleme salvestanud lugusid armastusest ja aitäh, Linda, et sa meid vastu võtad siin enda juures. Sina oled seda elu siin armastanud rohkem kui 100 aastat. Jaa, niin on minun ulvase poegirütter. Ja samal ajal, kui me siin Lindaga vestleme, siis Linda võttis fotoalbumi välja oma 100. juubeli pidustustest, nii et samal ajal, kui me siin vestleme, siis me lappame fotoalbumit, kus kõik erinevad inimesed on ennast uhkelt ritta seadnud, et saaks juubilariga pilti teha. No vot, niimoodi meil see olemine seal pihta hakkas, et Linda tõstis endale sülle suure paksu fotoalbumi, mis on täis fotosid tema 100. sünnipäeva pidustustest. Ja ma tegin ka meie kuulajatele mõned fotod, nii et me paneme need patroonidele ülesse fotod Linda albumist. See on täiesti uskumatu, kui hot Linda välja näeb. Ta on täielik diva Madonna. Ta on lihtsalt naine, kaunis, särav, nagu mingisugune esileedi, täiesti vaimustav näeb välja. Ja ma ei teagi, milline üks 100-aastane inimene siis välja peaks nägema. Aga minu jaoks näha Lindat sellises vormis 100-aastasena on ikka täiesti uskumatult äge. Ja meie kohtumine seal Benita kodus oligi täis selliseid hüplikke mõttesähvatusi juhtunust tema elust. Nii et järgmiseks laseks siis momendi sellest, kuidas Lindal, kes oli 100 aastat vana, täna on 101, kuidas temal kosilane käis. Teate, kui armastusest rääkida. Nii. Siis on nii, et 100-aastane naine saab ka omale peenimised leida. Ja sinä nägid teda. Keda? Peigmeest, jaa. Minä olen 100-aastane, tema on 80. Juubelil. Ja tema mõtles, et kui vana küsib minu eest, kui vana ma olen. See te ei ütle. See miks? Ma ütlesin sellepärast ei ütle. Ma võin olla 60, kui tahate, võin 70, 80, 90, aga 100 jahe.
Nad hakkasid naerma, ma mõtlesin, no nüüd jätab mind rahule. Kus sellega? Et sa see raamis on pilt. jaa. Ei, see sama seal. See pilt. Mina hakkasin, tulin kirikust, hakkasin ära välja minema ja äkki uks lahti ja tuleb sisse. Suur lillepunt käes. Äkki mulle, ma tõin sulle lilli. Ma ütlesin, et see on väga armas ju. Mulle nii meeldivad. Ja siis aga kas ma võin pildi ka siis teha? Ütlesin, jaa. Ja siis tegi pildiga. Ütlesin, kas ma võin ühe potsupusele anda? Ma ütlesin, jaa. Andis mulle potsupusele. Ja mul on üks pilt, kus koos me istusime. Kontserdi aeg oli tema minu kõrval. Ja mina ei teadnud, kes tema on. Ja tema siis sõitama Dakota Annalist. Läks koju. Lasi, kuidas see pildi sai, kus me kahekesi istume kõrvuti. Ja taha oli kirjutatud, et Terje tõi mulle ja taha kirjutatud, et andke see edasi, palun andke seda edasi Kanada prouale. Nii palju teadis ma Kanadas. Ja ma läksin hea meile, kui meile külla tuleks, et kõik oleks kaetud. See aasta naise, noh. No mis sa mõtled selle kohta? Romantika. No vaat kui ütleb pilt. Ja siis oli, et kuna sa sünnipäev on, mõtlesin, et ega ma sünnipäeva pea. Mõtlesin, pead küll. Mõtlesin, kus sa tead? Mõtlesin, ma tean, et ma tulen ka. Mõtlesin, kus sa ei tea, kus ma teen. Kui teen, sa tuled ka. Et ükskõik, kus sa lähed. Ükskõik, kus sul need sünnipäev on. Mina olen seal. Ma ütlesin, Urmas, et kui saada sellele hullule ka kutse, et muidu tuleb ta nii ootavata pealauda. Ja tuli seal, ja tõi pahale, ma tuvaga ländsid, ma ei saa tantsida. Ma ainult avasin Urmas Jõesalt tantsu lava, aga ma ei saa tantsida. Ja tema oli pahane, ma tuvaga ländsid. Ma ütlesin, kuule, et ma ei saa tantsida. Sa tantsid juhtud ja. Aga ta tantsitas kõiki noori, see tüdruk, noor korras, see on päris head oli. Ja ta tantsitas kõiki seal naised, üksikud naisi. Tead, selliseid hetki ja lõike kuulates meenub mulle alati ka see saade, mis meil oli Andrus Vaarikuga ja kus ise olles mina juba sellises hirmsas vanuses, nagu ma olen, 36, ja kui sa kuulad 101-aastast inimest, kes räägib nagu põhimõtteliselt samamoodi, et mul tegelikult oli siin kahjuks kavaler ja isegi veel nagu tõrjus teda eemale mingil määral ja sul oli mingi 80-aastane, et need on nii toredad hetked ja annavad lootust ellu. Ma üldse ei tea, mis meil siit edasi tuleb, et eks me siin hea kuulaja teiega, mina olen teiega umbes nagu samal tasemel nagu teiegi, et vaatame, mis siit veel kõlama hakkab ja mis Linda veel rääkis. Mis lugu selle kleidiga on siis? Siin on see kleit, mis ma tegin, meil oli meeskori need peod, mis ma tegin, see on viimane pikk kleit, mis mina tegin, kui mees suri. Peale sellest, mis suri mees. Selle kleidi ma tegin just selleks korraks. Nii et sa oled ise selle kleidi teinud? Jaa, ma tegin kõik kleidid. Kes sulle õmblemist õpetas? Ma ei tea. Keegi see õpetanud, ma õppisin nii, ma ei olnud rikas. Ja aga mulle meeldisid ilusad asjad ja kõik, mis on ilus. Noh, ja siis ma sain kusagilt tükki riiet, ma tahtsin saada ilus asju. Ja siis ma hakkasin tegema. Kas hakkasid siis käsitsi alguses õmblema või? Ei, meil oli masin. Masin oli olemas? Ja ma ei sõrme läbi. Esimese korraga kohe? Ei, see juba
siis mind ei lastudki pasina kallale siis ma olin veel päris noor, aga ma noor sinna oli, mina nägin tehti, mina panin ka ja tartis kõrvele. aga kas sulle ema õpetas õmblemist või keegi? Ei, meil vanasti Eestis ei olnud nii, et sa lähed ärisse ja ostad, vaatad kleiti, kas sobib sulle või. Seal oli õmblejad. Just. Ja meil oli õmbleja, üks sepp, liidesepp, vist ma arvan, kui ma mälu ei pihta. Ja ma käisin siis tema juures. Ma tegin kauba temaga. Et kui tema lõikab lahti ja teeb proovid, et siis mina löön kõik, kus vanasti oli käsitseid tehti ääred üle. Ja mitte ma nende masinaga lasevad, siis oli käsitsetud kõik. Et ma löön kõik tööd käsitseid ja pressimisega streikimise, mida ma oskan. Ma õppisin isegi, kuidas pükse välja pressida. Kuidas pükse tees, ta ütles, et tule vaata, kuidas pükse pressida teha. Ma ütlesin, ma ei abielugi nii vahel mehega, et ma hakkan ise pükse tegema. Aga noh, ikka vaatasin. Ja need elus tuli aeg, kus ma tegin seda. Ja kui vanad sa abiellusid üldse? Keegi ütleks mulle seda. Tõesti ei mäleta, mis aasta aeg see oli. Kas sa mäletad, kui vana sa olid, kui sa abiellusid? Ei tule meelde? Ei ole meeles. Aga kas sa mäletad, et... Ma olen ka lahutud. Ma olen teine, see oli mul teine abielu. 2 korda abielus olnud? Ja mul on väga hea meel olnud. Aga ma ei tea vist, ma olen väsitas, mis ta nii ära suri ära. Ei, see üks upus ära. Ja teisest ma lahutasin ära. See teine ei kõlvanud mitte kusagile. Miks ma tahta ära lahutasin oli, et mees, kes ei tea, mis ta teeb. Temale meeldis naps liiga palju. Ja isegi sain kätte, et ta käis kelliga voodis või kus kohal, ma ei tea. Käis küla peal? Käis küla peal, jah. Ja ma saan lahutada, sain kohe 5 minutiga. Tema oma õde tuli mulle tunnistajaks. Ta teadis ja mõtlesin, kuule, et ausalt, kui sina tead, et see nii oli, et siis tule. Et see ei ole, et siis ei raiska mina aega ega raha keegi. Ja ta tuli ja palju sain võtti aega, 10-15 minutit. Aga see esimene armastus, kelle sa rongi peale saatsid? Siberisse. Ta meelde tuletada. Siis ei tule. See on sõttu, et oli liiga lähedane. Ikka isiklik. Väga isiklik, jah. Armastusi on palju. Seal on ema armastus, lapse armastus, mehe ja naise vahel armastus. Ema armastus, poja või isa armastus, ja sõprade armastus. Sõber võib olla, ma sõber, tuttudel, minu sõber, polegi sõber, tuttav. Ma ei näe, miks inimesed kasutavad nii kergelt siia sõnu. Sõber on sõber ja tuttav on tuttav. Ja oleneb sinust endast ka, millist sõpra sa vajad või valid. Keda sa valid oma sõpradeks? Jaa, sa saad ise valida oma sõprust. Sõprust sa pead peale suruda. Sõprust on ka, mida sa rohkem öelda või ära teenida. Kui sa ainult sõprust on nii. Aga kui sõprust on, et teenida ära, siis see sõprust jääb.
kuidas neid õigeid sõpru siis valida ja kuidas neid armastada ja kuidas hoida? Või need sõbrad ise leiavad tee meie juurde või? Ei, sa kohtad inimest. Minul on igal inimesel omasugune, isesugune, kuidas see on siis kogu pärast. Mina vaatan, inimene tuttun, aga mul on kohe nagu antud tunne sisetunne ühe inimese vastu. Nii ongi minu kõige nende sõprusega, et ma pean tunnetama midagi. Kui mina tunnetan midagi ja see tunded on õiged, siis vaatab nagu ära teenida. Alul on kõik nii väga, ja siis läheb ka lähemalt juba kauem ja siis näed, see on õige sõprus. Mul on üks kaart, mis Silvi saatis mulle sõprus sünnipäevaks. Ja suur kaart ja see oli kõik kirjutatud. Ja oli kuni ette pisarajas praegu. Kuule Linda, aga kas sa mäletad ka oma esimest armumist üldse? Esimest armumist? Kas see oli koolis või lasteaias või hiljem või millal? Kus me tuttusime, ma ei tea. Meil oli Eestis tol ajal, oli ka olid pidu, naised ühed tütsisid pool ja tüdrukud teise pool istuvad. Ja mina olin eelmus tahtnud tantsida. Ja siis see poiss tuli võttis mind tantsima. Ja ma ütlesin, kena poiss, sa tantsid ka päris. Nii, järgmine tants tuleb, ja see tuleb jälle tantsima. Ma ei saagi teised, ma nii juttu tuleb, ma peidan ennast ära. Ja ma peitsin ka. Ma läksin, et sa oled seisavad inimesed. Nii et otsis mind. See pärast ütles mulle, et ma andis mulle otsitatud üles läksin. See oli, kuidas ma ütleksin, noorepõlve ja õidi esimene armastus. Ja nii see esimene armastus tavaliselt jäävad inimesele nii hingesse. Ja nii sama ka mul oli. Ma palju tahagi sellest mõelda sellest ega rääkida sellest, kuna mulle tuntud liiga lähedane. Veiko, mis tundeid tekitab praegu kuulata ühte inimest, kellega sa kohtunud ei ole, kes on kauem elu näinud ja lihtsalt selliseid mingis mõttes võib-olla hektilisi mõtteid, aga ma arvan, et see iga mõte viib kuskile. Millal sa üldse rääkisid kellegagi, kes on sinust rohkem kui poole vanem? Seda vestlust täna juba kodus hommikul kuulates ja nüüd ka praegu kuulates mõtlen ma seda, et me nii häbiväärselt vähe süveneme eakatesse inimestesse ja kuulame nende mõtteid, sest et eks nende mõtted hakkavad ka ju pudenema kildudeks vaikselt. Et just selliseid vestlusi kuulates mõtlen, et näed, et huvitav, kui me oleks rääkinud Lindaga siis, kui ta oli veel 80 või 75, et peaks tegelikult need inimesed, need vanemad inimesed, kes meie ümber on, nendega rohkem just tõsisematel teemadel vestlema, et ma isegi oma vanavanematega, kes mul veel alles on, räägin ju põhiliselt nagu argiseid asju ja nende põhiküsimus on ka, et kas sul ikka tööd on ja noh, ta tead, et ma olen vabakutseline ja just käisin oma vanaema juures ja et sellistel tõsistel teemadel räägitakse väga vähe, et ma mõtlen, et huvitav, kas see võib olla sellest, et see meie elukorraldus on muutunud selliseks, et ei ole enam, ei elata enam pead-jalad koos, et kui kokku saadakse, siis pigem vahetatakse infot, räägitakse, kuidas arsti juures läks, kuidas meil siin maal, mis puu meil on ära murdunud ja kuidas selline asi juhtunud on.
aga kui sa küsiksid näiteks minu käest seda, et kas ma tean, kuidas mu vanaema ja vanaisa omavahel kohtusid, siis ma ütlen, et ma ei tea. Aga mina võiks seda teada ja teie kuulajad võiks seda ka teada, et need on võib-olla nagu need küsimused, millest võiks vahel kinni hakata ja nendest rääkida. Tead, mind see Lindaga kohtumine pani taaskord väga mõtlema, aga ma ise tegelikult aastate jooksul oma vanaemalt, nanalt olen küsinud enda jaoks olulisi küsimusi ja ma pean ütlema, et need vestlused ei ole üldse olnud kerged kummalegi poolele, sellepärast et tema on pidanud sellest mugavustsoonist välja astuma, kus ta saab asiseid vastuseid anda ilma või selle kohta, kus reha asub maal või kuidas kummikud on vaja välja vahetada või kas minna see kell aiamaale või seal see ümber istutada. Et ma olen küsinud tegelikult armastuse kohta küsimusi ja kõike ja ma ilmselt nende küsimusteni ja julguseni küsida jõudsin oma elu ja mustreid harutades, et kui minu abielu hakkas lõpule jõudma, siis ma vaatasin üle oma suhtemustrid, aga ma tahtsin ka teada, millistes mustrites ma olen võib-olla alateadlikult jätkanud oma suguvõsa mustreid ja ma küsisin Nanalt küsimusi tema ja Taadu kohta. Miks nad kokku said? Miks nad kokku jäid? Miks ma pole neid kunagi näinud suudlemas? Ja kas on olnud veel armastusi, armumisi, hetki? Miks sellised valikud? Ja ma tean, et tal oli väga raske vastata nendele küsimustele. Ja need tõid mulle nii palju selgust. Ja tead, mis need veel tõid? Need vastused ja see vestlus. Need tõid mulle julgust. Elada oma elu, oma tõe järgi. Nii et ma tõesti soovitan, kui keegi on selles elus ette võtnud või ette võtmas oma mustrite korrastamist. Sest mis see mustrite korrastamine on? See on see, et see on see sama teadlikkuse teema, mida ma nii palju vatran teetseremooniatel, naistelaagrites, oma kirjutistes, et need mustrid ei elaks mind, vaid et minul oleks voli valida. Kas ma tahan seda mustrit korrata, milles ma olen olnud, sest see toetab minu elamist ja valikuid, või ma lasen sellest mustrist lahti, et luua uusi mustreid siis. Ma arvan, et miks tihtipeale inimesed neid vestlusi oma vanavanematega või vanemategagi ei pea, ongi see, et see nõuab mingisugust seda argisuse ületamist. Et me ületame mingi selle mugavuse piiri, et ei ole see, too see leib sealt, anna see siia, aitäh, palun, mis ilm on, aken, uks, lahti, kinni, nööbid, ette, lukk, mis iganes, mingid siuksed parem-vasak teemad. Vaid sa tõesti pead võtma aja. Ja see on ka alati seotud siukse ruumi loomisega, et millal on see õige hetk, on ju, selleks vestluseks. Ja kuna seal on mingi teatav hulk ebamugavust vaja ületada, siis me tihti lükkame edasi või et järgmine kord. Aga see võibki juhtuda, et seda järgmist korda ei tule. Et neid inimesi üks hetk enam ei ole, et neid küsimusi nendelt inimestelt enam ei saa küsida.
nii et minu jaoks see Lindaga kohtumine on olnud taaskord üks suur meeldetuletus, et oma lugu omast tões jätkata. Sest et me olemegi harjunud, õigemini me oleme mitte harjunud armastusest rääkima, eriti oma eelnevate generatsioonidega, sest et sellepärast me põgeneme nendesse argiasjadesse, kummikutesse ja lehtede riisumisse ja muusse sellesse. Kas kuulame mõnda katket veel, mis teil Lindaga salve sai? Kuulame. Linda, aga ma küsin veel armastuse kohta, et mis sa arvad, sa oled nii palju elu näinud ja tundnud ja kõike kogenud, näinud enda lugu ja teiste lugu, et kuidas meil selle armumisega nii on, et me niimoodi ära pöörame? Aga tänapäeval seda ei olegi. Kas tänapäeval on armastus? Ma arvan, et on ikka. Väga vähe. Miks? Ema armastus võib-olla kõigti rohkem. Aga mõni noored, neil oli armastus, nad hüppavad ühes voodi, teise voodi, kolmanda voodi. Läheb nagu Siima Vahel ükskord oli see kinnise uksedega vist. Ja käib emad, annab raha, ema annab raha ja sellega saad beebi juurde sõita. Ja kui ema raha enam ei andnud, ta võttis võlgu ja läks ikkagi. Ja mis müüs ära, mis ära müüa on? No mis see armastus see on? No see on üks lugu. Lugusid on erinevaid, on ju? Jaa. Aga muidugi on kus lugusid. Kes oli? Ma ei tea isegi enam, kes see oli. Aga oli, kes oli. Kaotas mehe. Ja oleks võimalnud abiluda. Ta ei abiluda üldse. Ta käinud ikka. Ta käis küll ja. Aga mitte nii suurise mõttes. Sest mina ei tea midagi suuremat armastus, et on muidugi Jumali on, see on kõigile valida. Ja noh, meie armastus on ka valida. Ja kui te valite ühe mees ja ta valib ühe korraga naise, ta on õnnelik. Ja kui ta valib ühe halva, ta ei ole õnnetu. Kuidas me mõnikord valime inimesi, kes ei ole meile sobilikud? Kuidas me armume sellistesse inimestesse? Mis sa arvad? No mina leian küll, et mina arvan nii, et ta peab olema omad punktid. Kui ta meeldib ja armub, aga kui ka see armastus ei ole pealiselt saudne. Ja siis kui järgmine punkt, kui ta on ees, kuidas ta sellesse reageerib. Anda alati aega tundma õppida, mis see inimene on. Kas ta usub üldse, on tal usku või ei ole tal usku. Selle vestlusega meenub mul see, kui meil mõned 10 saated tagasi käis külas Sander Rebane ja vaata, me tegime temaga seda lavastust Ei tao. Ja seal on üks jutt, üks salvestus tema vanaemaga, kes räägib samamoodi armastusest ja kes nagu Lindagi siin ütleb, et mis see tänapäeva noorte armastus on, et nad ei tea armastusest mitte midagi, et üks on ühega voodis, teine on teisega voodis. Ja sellega ma mõtlen ka, et vaata, meil on see põlvkondade vahe on nii suur, et see nägemus sellest kõigest, mis asi see armastus on ka natukene juba ajas muutunud. Et ma siin ei heida ei Lindale, ei Sandri vanaemale midagi ette ja kindlasti ongi tänapäevane põlvkond võib-olla natukene rohkem frivoolsem, kui see nende ajal oli. Aga see ongi ikkagi kummaline, kuidas vanemad inimesed nagu mõtlevad armastusest võib-olla natukene teistmoodi, kui meie praegu siin mõtleme, et omal ajal oligi nii, et sa leidsid selle, no võib-olla valik oli ka väiksem, aga et noh, mehed, kui see oli siis nagu hea mees, siis oli tore, pidasid temaga vastu need 40 aastat, noh, kui oli halb mees, siis
või kuidagi nagu palju mustvalgem võib-olla, kui ta praegu on. Sa saad aru, kus ma tahan jõuda, aga ma vast ei oska nagu võib-olla nii hästi sõnastada seda. Ikka oskad, lihtsalt see, ma tegelikult arvan, et me pole nii erinevad ka, et see essents või need igatsused on hästi sarnase koha peal, et me ikkagi ükskõik kas praegu või toona või mõne aja pärast nooremad generatsioonid, et mingi igatsuse essents või äkki see on mingi romantik minus, kes tahab seda uskuda, et see igatsuse essents jääb ikka selle koha peale, et kogu maailm, kui me oleme kahekesi, vaatame üksteisele otsa, et kogu maailm kaoks ümbert ära ja on ainult see hetk. Ja pole vahet, kui nagu futuks maailm on läinud või nagu ma ei kujuta ette, mis see next generation mobiiltelefonid või muud padid või asjad on või kui nagu virtuaalne see olemine tegelikult saab olema, aga mingi see igatsus kuskil sees, seda päris kuidagi connectionit ilma device'ideta saada või see molekulaartasandil, mida hormoonid teevad armumise aeg, et see tunne on ju, mis keha üle võtab ja kogu maailma ümberringi välja lülitab, et see igatsus on olnud 50 aastat tagasi samasugune, nagu see on praegu. Võib-olla see, mida Linda mulle meelde tuletab ja jälle mina ei anna Lindale hinnangut, et ainult imetlusega kuulan tema mõtteid ja sätitan oma maailmapilti, et võib-olla mitte hinnanguid anda, ei Lindale, kuidas kunagi oli, mitte Lindale, vaid ka meie vanavanematele mitte hinnanguid anda, et miks nad siis olid koos selle inimesega terve elu, kui nad justkui polnud õnnelikud, on ju. Et alati kõik need hetked ja otsused tuleb sätitada mingisse konteksti, mis toimus maailmas samal ajal, mida on teinud sõda emotsionaalselt ühe inimesega, kes vajab turvatunnet, mida tähendas kodu toona, et kuidagi nagu, et see situatsioon asetada toonasesse konteksti või praegu siis armumise situatsioon asetada sellesse konteksti hinnanguid andmata vaadeldes, kuidas me inimesena aegruumis muutume. Ehk et ma ei saa kindlasti öelda, et ei ole tänapäeval olemas armastust või armumisi. Ja võib-olla see kuidagi mingid väiksed nöpsud, mis Linda siit välja tõi või tema siis kuidagi hetkeline vaade sellele kõigele teeb mind pehmemaks või? Et ma annan talle rohkem asu, annan endale rohkem asu ja ma nii väga siiralt loodan, et aegu hiljem ma oma lapsed ja lapselapsed ka jätan vabaks hinnangute andmisest. Ja mulle tegelikult natukene tekitab ka hirmu see Linda jutu kuulamine sellepärast, mis meil praegu siin toimub maailmas ja kui ma mõtlen selle peale, mis umbes võiks olla 10 või 20 aasta pärast, et see võimaluste paljusus tegelikult, mis meie ümber valitseb, võib lõppkokkuvõttes muutuda väga painavaks, et ma mõtlen, et kuivõrd palju rahulikum võis olla omal ajal see armumine või armastuse otsimine, kui ta on tänapäeval, selles mõttes, et ma ei räägi endast, ma ei räägi sinust, aga üleüldse ühiskonnas väga paljud inimesed, see rahulolematus selle armastusega või armumisega, mis neil on, võib neid viia selleni, et nad ei leiagi kunagi kuskil asu ega püsivust. Ja see hetk, kui sa siin vahepeal ütlesid, et ei tea, mis meile tulevik tuua võib, siis natukene võime ju fantaseerida, et ma lugesin siin üks paar nädalat tagasi uudist, et järgmine suur asi, mis tõenäoliselt nagu Apple'i poolt välja tuleb lähima 2-3 aasta jooksul on siis liitreaalsuse prillid, mis siis tähendab seda, et sul on küll telefon taskus, aga sul on ees juba ka prillid, mis suudavad sulle siis kuvada sinu nägemisalasse juba informatsiooni, mis võib lõpuks viia välja 10 aasta pärast selleni, et kui sa lähed kuskile seltskonda ja kõik maailma inimesed on juba mingis andmebaasis vastanud igaüks 150 küsimusele ja sa nagu kohtud esimest korda inimesega ja sa näed juba, mis on teie nii-öelda matching protsent, ehk siis tere, minu nimi on Karl ja siis sinu prillid näitavad tema pea kohal numbrit 59% ja
ilma seda, et oleksite mingit vestlust pidanud, ilma selleta, et teil oleks tekkinud omavaheline keemia, otsustab juba mingisugune andmebaas või virtuaalsus ära sinu eest, teeb selle tehte ära ja ütleb, et see teie protsent on 59, et ise tead, kas sa lähed siit edasi või ei lähe. Mis on, ma kahtlustan, et see on selles mõttes on tulevik, sest juba tänapäeva need telefonis olevad datimisäpid teevad seda, et annavad sulle kas protsente või tärne, kuidas on sinu sobivus selle inimesega, teadmata tegelikult, kuidas te omavahel sobid ja olles lihtsalt vastanud inimesed mingi standard küsimustele. Et natuke on see hirmutav, et kuhu see tulevik võib meid viia ja eriti ma hakkan mõtlema selle peale, kui ma kuulan vanemate inimeste juttu ja võib-olla ma ise siis 50 aasta pärast, kui ma siis olen 86, loodetavasti oleme arenenud sinna, et ma elan umbes 90-ni. Eile vaatasin ringvald, et seal lubati, et Eesti mees nüüd juba tänapäevases vanuses võib elada too hetk peaaegu 90-ni. Annan ka kuskil kellelegi intervjuud ja ütlen, et oi, tänapäeval see kõik see... No vot, ma tahtsingi siia lõppu veel öelda seda, et see hetked Lindaga panevad mõtlema ka selle peale, kuidas meie 100-aastasena võime siis tahtmatult või teadlikult charge'ida oma lapsi või lapselapsi ja öelda, et meil on midagi päris või et neil ei ole. Et see on natuke ka nagu see mood on ju, et kuidas me naerame mingeid asju, kui me vaatame fotosid, et kuidas te nende riietega käisite või ihihaha, võib-olla mood on nii kiireid neid siukseid tagasivaateid teinud siin viimaste kümnendite jooksul, et mingis mõttes on kõik ajastud nagu läbi käidud juba ja enam tegelikult ei ole midagi võõrast, ei vara teismelisele ja kentsakat moe mõttes, et võib-olla see pole hea näide, aga jaa, et ma tunnen praegu, kuidas ma olen nii rahulikuks jäänud siin diivanil, et kui me hakkasime siin kallasin meile tee välja ja me hakkasime kuulama, siis ma olin natuke siuke äksi täis ja siuke tore sind näha ja nii tore, et sa selle Linda materjaliga tutvusid ja praegu lihtsalt mu kuidagi sulan mingisuguseks rahuks. Ja ma tunnen, et nagu kõik hinnangud, mis mul üldse võivad kuskil millegi suunas olla ka nagu sulavad 0 punkti. Ja mis mõte mul veel tuli seoses sellega, selle jutu kuulamisega praegu on see, et mida ma olen ka viimasel tähele pannud, ma ise sellest, et mul ei ole aega sellega tegeleda ja tegelikult ei ole ka huvi ka, aga mida ma näen on pealkirjad internettides, selles ühes konkreetses internetis, eriti Facebookis, mis viskab mingeid asju ette. Et ma mõtlen, et ka vaata nende vanemate inimeste pilt kujuneb ka ju tegelikult läbi televisiooni ja meedia, mida neile seal näidatakse. Ja mingi see saade on see Rannamaja, eks ole? Ei ole kunagi vaadanud. No, mina ka ei ole vaadanud, aga pealkirju mul ikkagi ette tuleb. Ma saan aru, et seal on juba on, eks ole... See on saade või mis see on, seriaal või mis? Ei, see on mingisugune, see on nagu reality. Okay. Ja see on selline suhtesaade jälle. Aha. Ja mingid inimesed on kuskil Rannamajas koos ja juba kes seksis kellega ja mingid videod on sellest ja ühesõnaga õudne nagu aplaava toimub. See on Eesti oma või välismaa? See on Eesti oma, okay. Ja mina näen seda kõike sealt Facebookis nende pealkirjade kaudu, et jälle keegi, mingi Jüri või Karmo või mina ei tea, kes nad seal on, tõmbas kedagi kuskile kellegi juurde ja siis läheb nädal aega mööda, siis on järgmised pealkirjad, et see Rannamaja pole midagi, et siin juba 20 aastat või 15 aastat tagasi olid meil niisugused seriaalid ja mida seal kõike tehti. Ja siis ma ei imesta, et mingite inimeste jaoks nagu see pilt sellest, kuidas tänapäeval armastus toimub, ongi selline. Muidugi ma peaks ja võiks teha seda, et nagu tutvuda selle materjaliga, selle dokumentaalsaatega Rannamaja ja kõike muuga, mis meil pakutakse, ma üldse ei taha, aga kõige hullem on see, et väga paljud seda vaatavad ja väga paljud saavad sealt mingisuguse asja kätte, sest et järgmine pealkiri, ma väga vabandan, ma ei ole seda lugenud, oli ka paar päeva tagasi, kus Sass Henno kommenteeris
sest jagati jälle kuskilt, ma ei tea, kas sotsiaalmeediast või mingisugusest sellest dokumentaalsaatest juba mingit nagu a la vägistamisvideot mingite smailide ja asjadega ja et kui nagu, tähendab, Sassi enne kommentaar oli selles mõttes, et ärge tehke seda niimoodi, ärge pange neid smailisid ja muid asju. See kõik tundub nii absurdne maailm juba minu jaoks, kuigi ma ei ole veel 80, ma olen 36. Tead, see ongi nagu see mingisugune, minu nagu ma tõesti juba kulutanud seda juttu palju, et see kese on ju, see intelligents, see teadlikkus, et kuidas mitte üldistada, kuidas süveneda, kuidas teha valikuid, et samamoodi, et see, et üks tegi midagi ei tähenda, et kõik teevad, on ju. Või see, et ka 10 teevad midagi ei tähenda, et kõik teevad. Või see, et 100 inimest teeb midagi. Jah, see on juba muret tekitavam või siis nagu positiivsem, oleneb, millest me räägime. Aga see ka ei tähenda, et kõik teevad midagi sellist. Et täpselt nii sarnased, kui me siin planeedil oleme, täpselt nii erinevad me oleme ka. Ja et hoida mõistlikkust kõiges. Ja võib-olla rohkem küsida ja kuulatada ja süveneda. Siis hakkavad päris lood hargnema. Mis me veel välja valisime Lindaga kohtumisest? Ma ei teagi, mis meid ees ootab. Mul on jäänud siin veel väikene jupikene sellest, kuidas sina oled Lindat kuulatanud. Vaatame, mis siit tuleb. Linda, aga ma küsin sult lahutuse kohta, sellepärast, et väga paljud vanemad inimesed kuidagi ei lahuta, kui nad on õnnetud või kui on halvas suhtes. Et kus sinul see julgus tuli lahutada ja mis sa soovitad teistele? Mina olin nüüd noor, kui mina lahutasin. Mina lahutasin sellepärast, ma meeldi üle aisa. Ja see mulle ei meeldinud. Ei tahetud arvastust napsu. Aga siis, kui ta enneta, kui me abiellusime, ma ei saanud välja käigu ka minna, või kuhu kunagi nii minna, et tema ei teadnud. Ta oli nii hull. Ja siis hakkas, ma ei tea palju hiljem, aga siis sai üle aisa teada. Ega ma ei tea palju korda mul pole tarvitsi, et mul on üks tõend. Ja ma sellepärast, et temale meeldis lapsi võtta. Ja tihti mina ootan õhtul koju, ei tule, pombis. Nii et miks mina pean elama inimesega, kes ei ole seda väärt? Kes ei tea elukombeid? Kui sa lahutasid, kas sa tunned, et see tegi sind õnnelikumaks ja su elu läks paremaks? Ei, ma ei tulnud mitte midagi. Lihtsalt siis ma läksingi ära selle sõbranna Silvi juurde. Nendel oli seal üleval üks tuba ja ma läksin sinna enam alguses. Ja ma ei tea, kaua ma seal edasi. Aga mul oli seal ka üks peenus. Ei, ta ei olnud peenus, ta tahtis olla peenus. Auster. Ja. Nii et sa soovitad, et on täitsa okei lahutada, kui inimesed ei saa. On paremini lahku, kui kannatada niimoodi. Ütleme, ma olen abielus. Katsun seada kodu nagu suuri naine, suuri osakene. Kõik, et korralikult ja ilus oleks. Ja see mees, sina teed tööd ja usud, et sinu mees läheb, saad kätte, et ta läheb kusagile keelt teisega. No mis siis teed, miks mitte siis, kas on siis parem olla üksi, kui võtta ühte mees vastu, kes teise asja just. Minu meelest, kui on juba niimoodi, on siis mingu palun lahku ja sea oma elu uuesti. Aga ära lase oma perekonna niimoodi alla minna ega ennast ka. Lapsed kannatavad, kui on veel selline abielu. Lapsed kannatavad tehke rohkem. Ja kui veel tehakse nii, et kõik teavad, siis on kõigil piinlik, lastel piinlik. Ei, mina ütlen küll, et kui on kaks inimest ja üks inimene on, ei oska elada. Ja ainult, et sa siin paari pandud. Ja sa ise sinu oma tahtmisel. Vaatamata sellele,
sest sinu omal tahtmisel ta ei ole vääriline. Lahti. Ega kui sa ka, ütleme, kui ju mees tõesti on nii ja sa otsustad lahkuda. Ega see ei ütle, et su armastus lõpeb. Sa võid teda ikka edasi armastada. Ainult sa ei saa temaga elada. Ütleme, kui mina armastan oma meest, ei hakka tegema. Tema alguses ikka nii väga armastab. Aga siis üks pisikene asi tuleb ette. Ja vale. Ja küll sa vaatad sellest üle. Aga kui neid valesid kuhjub ja tead informatsioonid tuleb su juurde. Kas siis on parem kõike seda edasi õnnetada või mida lahku ja ole üksi? Jah, see ongi valiku küsimus. See on valiku küsimus, jah. Meie noorematele kuulajatele. Kas sa oskad öelda mingisuguseid nõuandeid? Kuidas oma elu elada täisväärtuslikult? Kui sa mõtled tagasi, on sul mingid nõuandeid anda? Mis aastates peale? No ma arvan, et meie kuulajad on isegi 15. eluaastast, 20. 30. 40. Minul on nii, et katsuge luua oma elu ja oma tahtmised. Ja kui tahate välja minna, maad välja, välismaale, minge, vaadake ringi ja võtke igal pool, mis väärt on. Ja pöörage ja ärge unustage tee tagasi. Nii et vaadake laias maailmas ringi ja tulge alati koju tagasi. Jah. Ja mitte üksi vaadata, aga lihtsalt näppida võtta igas asjas, mis on väärtuslik sulle. Nii et selline kohtumine on mahtunud minu 2019 sügisesse. Mis sa sealt kaasa võtsid siis? Ma arvan, et ma võtan kõige rohkem sealt kaasa selle, et see töö, mida me selle podcastiga kas või teeme, inspireerib mind veel rohkem kohtuma erinevate inimestega ja kindlasti järgmise aasta sisse mahub kohtumisi veel eakate tegelastega, et salvestada olulisi lugusid aegade tagant. Et meil kõigil oleks võimalus võrrelda kunagist ja praegust ja arvata või mõtiskleda või unistada, kuidas need tulevikupildis kokku kõlavad või mitte. Nii et on üks suur tänutunne ja ma arvan, et siin hingede ajal on see saade mõnusaks meeldetuletuseks oma esivanematega ka rohkem päris juttu teha. Ja kui teil on mõni jutukas vanaema või vanaema, keda meile ette sööta. Vanaema või vanaisa või vanaonu või vanatädi või keegi, kellega te olete ise nendel teemadel rääkinud ja kes on vapper nendest rääkima või kui keegi tahab lihtsalt kas või ise salvestada midagi kellegagi ja saata meile siis väikest kaastööd teha. Ja siis me oleme avatud igasugustele mõtetele ja pakkumistele. Ning siinkohal, enne kui Elina midagi ilusat teile lõppu ütleb, pole ma ammu tuletanud meelde, et meil on Instagramis oma konto, kuhu vaikselt tilgub jälle jälgijaid juurde ja seal on rohkem pilte ja peaaegu mitte ühtegi heli. Et see ongi selline pildi ja sõna koht, et mingi jälgige meid palun seal Instagramis. Leiate meid üles märksõna alt podcast armastusest.
nii et tänase salvestuse kohta lähevad ka Instagrami storidesse mõned videod minust ja Veikost ülesse ja ma jagan seal ka Linda juures tehtud videosid salvestusest, nii et seda saab ainult Instagrami vahendusel, kellel huvi, siis tulge piiluma. Aitäh, et olete päriselt ja veel hüppe eelmisesse nädalasse. Et te väärtustate meie tegemisi ja meie väärtustame väga teie olemasolu ja toetust ja ei võta seda üldse iseenesest mõistetavalt. Aitäh teile! Kohtume varsti! Ilusat karget sügist!